Tere ilusat esmaspäeva! Liina Vetik jagamas ettevõtlus ja mõtteviisi teemalisi mõtteid taas kord esmaspäeval. Ja kes mind ei tea, siis ma olen nii-öelda siis seeriaettevõtja, mul on tänaseks 2 ettevõtet, üks on kinnisvaraarendusettevõte ja teine on siis coaching koolitusettevõte. Ja mul on ettevõtluskogemust juba 15+ aastat, nii et parasjagu teadmisi ettevõtjaks olemisest ja ärisüsteemide ülesehitamisest. Ja täna ma jagan sinuga mõtteid teemal, et kuhu läheb sinu fookus või tähendab, kus on sinu tähelepanu, sinu mõtted, see kasvab, eks. Ja kui teadlikud või mitteteadlikud me tegelikult nendest mõtetest oleme. Ja tihti on niimoodi, et me just nimelt oleme mitteteadlikud oma mõtetest, mis tegelikult loovad siis seda reaalsust, kus me täna oleme. Ja üks hästi-hästi oluline lause, mida sa saad enda jaoks siit kaasa võtta kohe, on see, et sinu tänane reaalsus on sinu eilsete mõtete vili. Sinu tänane reaalsus on sinu eilsete mõtete vili. Kas sulle meeldib see reaalsus? On sinu otsustada. Kas sa tahad samamoodi edasi minna? On sinu otsustada. Kui sa tahad muutust, siis järelikult tuleb hakata märkama seda, millele ma päriselt mõtlen. Ja see teadlikkus ei ole alati nii lihtne saavutada, eriti kui sa oled iseenda avastamise tee alguses. Aga mis sa saad enda jaoks teha, on ikkagi hakata märkama, kuidas ma kõigepealt ennast tunnen, sest tunnete taga on just nimelt mõtted. Sinu pilt peas loob need tunded, kuidas sa ennast tunned ja see, kuidas sa ennast tunned, mõjutab sinu energiataset ja palju sul seda energiataset siis on. See mõjutab sinu käitumist, jah. Nii et kõik algab sellest, et kus ma ikkagi oma peas selles pildis olen. Ja ma toon sulle näiteid. Loomulikult, kui me räägime äri kontekstis või ettevõtte kontekstis, on ju, sa oled otsustanud, et sa kasvatad müüki näiteks, on ju, ja siis sa hakkad sellele keskenduma, sul on vaja seal, mis mul seal vaja teha on, ma ei tea, võib-olla kes mind saab aidata, sa hakkad sellele poole liikuma ja siis see justkui hakkab nagu hoo sisse saama. Näiteks on ju, et sa hakkad rohkem e-kirju saatma või hakkad rohkem sotsiaalmeedia postitusi tegema, sa oled pildis, inimesed hakkavad küsima, pärima, panevad, ehk siis sa hakkad saama seda nii-öelda siis seda momentumi pealt seda tagasi, et midagi hakkab toimuma, on ju, nii. Ma ei räägi praegu sellest, et kas sa saavutad selle käive või ei saavuta, seal on ka mõtteviisi teemad, on ju, millest me oleme siin natuke varem rääkinud. Ja nendest teemadest ma räägin kindlasti ka, mis on need pidurid, et meil on see saavutamine nii-öelda klaaslae äris, et me ei saa nii-öelda ühest nimetatakse financial set point, et me ei saa oma maksimum levelist üle, tee mis tahad, aga käive ei kasva, on ju. Et seal on mõtteviisilised takistused taga. Ja igaühe jaoks tihti ka individuaalsed teemad, nii et neid tuleks siis sügavalt vaadata. Aga kuidas hakata nii-öelda, ma toon teile võrdluseks, et kus on sinu nii-öelda siis see fookus, mida sa siis endale lood, kus on päriselt see fookus, on ju. Ja hästi hea näide, mida me siin mentorprogrammis ka eelmisel nädalal hommikukõnes rääkisime, oli see, et kuidas on sinul tunne arvete maksmisega näiteks? Kui sa maksad arveid, kas sa tunned hästi ennast, kas sa tunned tänulikkust, et kui tore, et näed, mul on siin, ma ei tea, iga päev on olemas juhtmeva wireless internet nii-öelda siis on ju. Ma saan minna iga kell sinna inimestega suhelda, olla kursis, mis iganes, on ju. Ja või siis ma saan minna bensujaama, osta kütust näiteks, ja ma olen tänulik selle eest, et mul on need võimalused ja ma saan osta kütust või siis ma lähen poodi, mul on olemas vahendid, et ma saan osta süüa ja ma olen tänulik selle eest. Ja üleüldse või siis, kuidas sa maksad arveid niimoodi, et hakkad telefoniarvet näiteks maksma ja siis on niisugune tunne, et jälle nad tahavad mult raha saada või siis kodused kommunaalid vaatavad, issand, miks jälle nii suur summa on. Et kus on sinu fookus? On ju? Ja vaata, siin on juba hästi suur tähelepanek.
kas sa oled külluses, et ma olen tänulik, et ma saan kasutada ja nii edasi, on ju. Ja mul ei ole mingit küsimust, ma olen tänulik, et ma saan maksta. Või ka isegi selles juures, aga äkki ma järgmine kord ei saa maksta. Et sul ei ole seal puudusteadvust taga. Kui sa juba oled selle mõttega, et ma pean jälle arveid maksma, siis sa oled puudusteadvuses. Vot seal on sinu fookus. Sinu fookus on puudusteadvusel. Mitte sellele, et ma maksan arvet, on ju, vaid sinu fookus on see, et mul on puudu, sest seal on see tunne taga, et on ju. Nüüd, kui sa tarbid midagi, mis iganes, sa näed poes poemüüjat, sa kasutad seda internetti, sa ostad seda kütust minu pärast või sa käid restoranis, kuidas sa suhtud, mis on sinu suhtumine nendesse? Kas sa oled tänulik, et on olnud sellised inimesed, kes on loonud selliseid ettevõtteid, et ma saangi seda kütust, ma saan üldse autoga sõita, ma saan istuda sellise tooli peal. Et kas sa oled tänulik selle eest ja sul ei ole kunagi seda mõtet taga, et issand, kui nõme on ju tool või issand, miks ma pean niisuguse auto, saad aru, siis sul on jälle seal on puudusteadvus taga, on ju, sa oled negatiivne, kuidas sa ennast tunned. Ehk siis see on see, kus on sinu fookus ja mida rohkem sa niimoodi ennast tunned, seda rohkem sa oma ellu lood. Nagu ma ütlesin, sinu tänane reaalsus on sinu eilsete mõtete vili, on ju. Ja kui sa tunned ennast kogu kehvasti, siis seda sa kogu aeg endale juurde lood. Kuidas sa saad seda muuta, on teadlikult hakata märkama, mismoodi ma ennast tunnen, millised mõtted seal tunnete taga on ja siis ma valin mõelda midagi teist ja sellega lood tunde, on ju, teistsuguse. Tüüpiline näide, kuidas me arvame, et me võiksime olla külluses, aga tihti seal taga on hoopis puudusteadvus. Näiteks sa korjad kuponge, ootad aega, millal osta soodsama hinnaga ja nii edasi. Seal on, see võib minna juba väga detailidesse, aga kui sa oled kogu aeg seal, et ma pean saama soodsama hinnaga, siis miks? Kas seal taga ei ole mitte seda, et seal on puudusteadvus, et ma ei taha anda rohkem? Ma tahan hoida kinni, aga kui sa tahad rahast kinni hoida, siis sa hoiad tegelikult energiat kinni. Siis sa oled seal kuskil kukla taga, ma pean hoidma kinni, sest äkki mulle tulevikus ei jätku. On ju? Kuidas on arvete maksmisega selles mõttes, et kas sa maksad arved ära õigeaegselt või sa maksad arved ära kohe või sa oled pidev krooniline arvete maksja hilineja? Miks sa hilined? Kas sa ei maksa seda sellepärast ära, et sul on hirm, et äkki mul ei jätku või äkki mul on millegi teise jaoks praegu vaja ja siis pärast vaatan, kuidas see arve saab tasutud. See on puudusteadvus. Kus on sinu fookus, seda sa endale lood, see kasvab. Sinu fookus sellisel juhul on puudusteadvusel. Et hakka hästi märkama, kus on sinu mõtted ja sa saad seda muuta. Ehk siis ja kuidas sa saad seda muuta, see tuleb enesekindlust, mina olen võimeline raha looma. Ja kui sa tahad omale jõukust luua, siis sa pead teadlikult nüüd ka oma fookust panema sellele, et kuidas ma saan raha luua. Ma ei keskendu alateadlikult sellele, et mul ei ole, vaid ma teadlikult muudan oma mõtteid, et ma olen võimeline looma. Ja teiseks, kuidas ma saan luua, mida ma saan teha selleks, et raha saaks täna minuni jõuda. No vot, ja kui sina kahtled, kas sina ikka oled või sa ütled iseendale, et ma ei ole võimeline raha looma, siis ka seda saab muuta. Need on enesekindluse teemad, see on eneseväärtuse teema. Nii et kõike on võimalik muuta, aga sa ei pea olema selles üksi. Meil on tulemas taaskord enesekindluse väljakutse, kus me räägime sellest, et miks me ei tegutse. Näiteks, kui sa tahad raha luua, sa tahad sellest rohkem aru saada, miks sa ei tegutse, tule väljakutsele. Minu abilised aitavad ja jagavad seda väärt infot, mida mina olen ka juba aastaid õpetanud. Ja teisest küljest on rahauskumuste väljakutse samamoodi tulemas ja nendele järgneb ka uued grupid koolitustele, nii et oled oodatud tasuta väljakutsetele osalema, kui sa veel ei tea, kust on, siis küsi julgelt kas või siin video juures või saada kiri liina@vetik.com ja kõik vastused saavad antud. Nii et julgelt ja kui sulle meeldib see sisu, mida ma loon, siis vägagi on abiks, kui sa jagad väärt mõtteid, aitad ka oma võrgustikul kasvada, arenema, jõukamaks saada, sest kõik need teised, kes on meie ümber, mõjutavad meid, eks. Ja
mis siis muud kui järgmise esmaspäevani uute mõtetega. Tšau-tšau, ilusat alanud nädalat.